Tere hommikust ja mina tõesti Kati Tamtik, Maa- ja Ruumiameti peadirektor. Ja kõigepealt alustan selles mõttes kahe halva uudisega, et kõikidele kartograafidele, kes arvavad, et nüüd näevad ilusaid kaarte, näitan ainult ühte kaarti, midagi ilusat seal ei ole ja otstarve on ka midagi muud võib-olla, kui te eeldate. Ja kõigile tehnoloogia huvilistele, kes te arvate, et nüüd ma räägin sellest, et mida me kasutame, kuidas me kasutame, sellest ka ei räägi. Et räägin tegelikult sellest, et mida me aasta ajaga oleme teinud, ümber mõtestanud ja räägin sellest, mis on tegelikult Maa- ja Ruumiametis meie uued suunad, nendega seotud väljakutsed ja tegelikult ma räägingi meie strateegiast. Ja kõigepealt esimene punkt, millega ma alustan või esimene põhimõte, mida me peame kõik Eestis teadvustama, on see, et maa ja ruum Eestis on strateegiline vara. Meile tundub, et seda ruumi on siin palju, seda on igal pool, justkui on nagu Eestimaa peal tühjus. Aga kui me hakkame detailselt vaatama seda ruumi, me vaatame, et mis on meie toidujulgeolek, mis on meie vajalik metsavaru, mis on meie looduskaitse, mis on meie tehiskeskkond, infra, siis tegelikult meil on ruumi puudu. Ja see tähendab seda, et seda head ruumi siin Eestis me peame tekitama väga teadlikult. Et siiamaani paljuski on sündinud see juhuslikkuse alusel, aga kuna see on piiratud ressurss, siis see hea ruum saab sündida just nimelt nende heade andmete, hea analüüsi ja hea koostöö tulemusel. Et oluline on meelde jätta, et tundub, et maad on meil palju, inimesi on vähe, aga tegelikult maa on meil piiratud ressurss ka siin Eestis. Mis on siis keskselt meie uus suund? Et me oleme pikalt olnud andmehoidjad, kui ma räägin nüüd Maa-ameti poolest. Maa- ja Ruumiamet ei ole enam Maa-amet, me oleme märksa suurem ja laiem ja me oleme muutunud andmehoidjast ruumipartneriks. Meil on väga palju muid funktsioone. Andmed on kõige suurem väärtus, mis meil on. Aga meie fookus on tegelikult heal ruumiloomel ja mida nende andmetega saab teha, mitte lihtsalt koguda andmeid. Ja kui ma räägin ka andmetest, siis teine nüanss, et mida juba siin eelnevad ettekanded näitasid, et väga head detailsed andmed on head otsuste aluseks. Aga me näeme teiselt poolt, et ka meil täna juba on liiga palju andmeid ja kui andmed on liiga palju, nad ei ole korras, neid ei süstematiseerita, ei uuendata korrektselt, siis ühel hetkel andmed muutuvad prügiks. Ja seda prügi me ei tohi tekitada. Et seetõttu andmehaldus on väga oluline, aga andmetest üksi ei ole kasu, vaid küsimus on see, et mis me nende andmetega teha saame. Nii, aga siis liikudes edasi, et mis on need meie uued suunad ja nendega seotud väljakutsed, siis kõigepealt esimesest strateegilisest fookusest. Et üks ruum, üks vaade, see tähendab seda, et meie eesmärk on koondada ruumi andmed ja tõsta nende usaldusväärsust. Meil on tohutult palju andmeid, meie andmed on laiali ja meie eesmärk on need andmed kokku tuua ühte kohta. See ei tähenda tehnoloogiliselt nii-öelda ühte keskkonda toomist, aga see tähendab seda, et lihtsustada nende andmete kättesaadavust ja kasutatavust. Ja meie tugevus on killustunud kuid rikkalikud andmed. Ja nagu ma ütlesin, et muuta need lihtsamini kasutatavaks on väga suur eesmärk ja fookus. See tähendab seda, et andmetel peab olema ühtne loogika. Me räägime siinkohal avatud standarditest, me räägime selgetest andmete omanikest ja vastutusest, mis sellega kaasneb. Sest mida ma näen väga palju andmetega on ka see, et meil andmed on, aga kui me hakkame otsima, et kelle andmed need on ja kes siis vastutab selle eest, et need andmed on ajakohased, siis tihtilugu me jääme selle vastuse võlgu, me ei leia üles seda vastutajat ja vastutaja võib-olla ise ka ei tea, et ta vastutab nende andmete eest. Ja mis on veelgi olulisem, see üks tõde või tõeallikas ruumi otsuste jaoks. Ma võin tuua teile maru enda näite. Meil tegeleme muuhulgas ka maaparandusega ja meil enda asutuses on 5 erinevat kraavi definitsiooni ja 5 erinevat registrit kraavide jaoks.
no milline kraav siis see on õige? Kõige hullem on see, et veel kui panna kaardile, nad ei ole kõik täpselt ühes kohas ka. Et sellistest andmetest meil ei ole kasu. Ehk see väljakutse, mis meid ees ootab, on see, et täna probleem ei ole mitte tehnoloogia puudumine, sest seda me eelnevalt nägime, tehnoloogiat on küll ja küll. Vaid küsimus on selles, et kuidas me käime ümber andmetega, mis on andmete elutsükkel, mis on andmete kvaliteet ja kuidas me siis tõlgendame need andmed otsusteks. Liigun edasi järgmise strateegilise fookuse juurde. Digitaalsest kaksikust oli juttu, aga ma tahaks öelda, et digitaalsest kaksikust on siis kasu, kui me kasutame seda juhtimisvahendina, mitte vitriinina, et kus me lihtsalt käime vaatamas, kui ilus kõik on. Vaid et teda on mõistlik rakendada sellisel juhul, kui selle pealt saab teha järgmisi otsuseid. Mida see digitaalne kaksik maru vaates on? Et meil juba nii-öelda need digitaalsed kaksikud vaikselt tekivad. Meie eesmärk on hoida sellist üle-eestilist digitaalset kaksikut, mis ei ole nii detailne, kui on siis kas infraettevõtete oma või on linnade oma, mis on oluliselt üldisem, aga näitab ära selle olemasoleva olukorra. Ja mitte ainult. Meie eesmärk on näidata ka seda, mis on tulemas. Me juba teeme tööd selle nimel, et digitaalsesse klaksikusse tuua sisse kõik planeeringute andmed, planeerimisandmed, et me näeme ette juba, et mida on planeeritud, kuhu on planeeritud, kuidas need objektid seal paikneva hakkavad, kui see info on olemas. Aga samamoodi meie eesmärk on tuua ka igasuguseid keskkonnaandmeid sinna sisse. Et me siin ka nägime juba erinevaid üleujutusalasid, et meil ka juba vastavad kaardirakendus on olemas, aga et ka digitaalses kaksikus näiteks on näha need tulevikumõjud, et kui veetase tõuseb, kuhu see hakkab ulatuma seal digitaalses kaksikus. Meil Eestis on õnneks olukord selles, et teatud piirkondades tõuseb, teatud piirkondades langeb. Aga mis on oluline on see, et digitaalne kaksik meie jaoks ei ole mitte ainult siis olukord, vaid see on ka to be. Ja siin juba kasutusjuhtudest oli juttu ja meie vaatest ka digitaalse kaksiku puhul väga oluline on needsamad kasutusjuhud, et miks me seda loome ja kus me seda kasutame. Täna meie väga tugev fookus on planeerimine. Me näeme, et juba järjest rohkem kasutatakse seda ka infrastruktuuri kavandamisel ja selle mõjude nii-öelda hindamisel, kliimariskide hindamisel, aga kus me oluliselt rohkem tahaksime seda kasutada ja katsetada on avalike teenuste enda disainil. Et meil on koostamisel praegu üleriigiline planeering 2050. See on nii-öelda Eesti tuleviku asutus suunav ja tegelikult eesmärk peaks olema, et ka riigi enda avalikud teenused liiguvad samas suunas. Aga selleni veel hetkel ütleme niimoodi jõudnud ei ole, aga planeerimisega juba suur töö käib. Aga mis see väljakutse siis selle digikaksikuga peab meil on? Et kui me räägime digikaksikust siis, ja sellest, et see on otsustamise tööriist, siis see peab olema lihtsasti, hõlpsasti kasutatav otsustajale. See peab olema usutav kogukonnale. Me kõik teame Nimbit, me kõik teame Bananat, et millega me siin maadleme ja miks meie suured objektid nii-öelda ei õnnestu. See digikaksik on üks vahend, kus nii-öelda näidata, viia see fookus vestluselt, kus me ei saa aru, millest me räägime fookusele, et kuidas neid objekte planeerida. Aga see peab olema usutav, et see ei tohi olla mingisugune nii-öelda ilus visuaalne pilt, kus tegelikult pool infot on peidetud. Ja digikaksiku puhul hästi oluline on see, et mida ka tegelikult Kris juba näitas, et oleks ühilduv erinevate andmebaaside ja infosüsteemidega. Et võimalikult palju otsustuseks vajalikku infot oleks seal digikaksikus õigel hetkel olemas. Et kui me loome sinna ainult digikaksiku viisil, et meil on näiteks maapind ja meil on seal hoonete mingisugused perimeetrid, siis tegelikult on otsustamiseks infot liiga vähe. Tõenäoliselt meil on vaja sinna taristut, meil on vaja infrastruktuuri, meil on vaja just nimelt neid kliimaandmeid ja nii edasi. Ja siin tuleb mängu jälle meie killustatus Eesti mõistes, et me oleme väga digitaalsed, väga edumeelsed, väga killustunud. Nii, aga 2 strateegilist fookust on veel. Kolmandaks, tehisintellekt ja ruumiandmed ehk selle potentsiaal ja vastutus.
et tehisintellekt on tulnud selleks, et jääda. Me ise ka kasutame seda, kasutame järjest rohkem, aga me peame väga tugevalt teadvustama seda, et meil riigina tekib väga tugevalt just nimelt see riskide ja vastutuse küsimus. Et milliseid otsuseid saab teha tehisintellektile põhinevalt, mida me saame lasta tehisintellektil otsustada ja kus me peame ikkagi nii-öelda sekkuma. Ja meil on koostatud siis Maa- ja Ruumiametil endal meie AI strateegia teekaart 8 aastaks ja selle esimene fookus on see, et tehisintellekt ei hakka meil kunagi asendama spetsialisti. Meie eesmärk ei ole rakendada tehisintellekti selleks, et koondada inimesi. Meie eesmärk rakendada tehisintellekti on selle jaoks, et teha inimeste tööd lihtsamaks ja võimendada seda spetsialisti. Ta saab kiiremini, ta saab paremini, ta saab kvaliteetsemalt. Ja meie uus suund on see, et ma siin näitan lõpuks ka ühte innovatsiooniprojekti, et täna tehisintellekti me kasutame siis mustrite, muutuste, anomaaliate tuvastamiseks. Tehisintellekt otsuseid ei tee, aga ta markeerib need kohad ära. Ja meie eesmärk on tegelikult siis automatiseerida rutiine, et sellist igapäevast käsitööd vähendada, et spetsialist saaks keskenduda sisule. Aga mis on selle tehisintellekti väljakutse? Esiteks läbipaistvus. Et nii kaua, kui need otsused toimuvad seal masina kehas, et kas me saame aru, millele tuginedes see masin siis lõpuks seal neid tulemusi välja annab. Kas me oskame neid tulemusi seletada sellel viisil? Ja Eesti kontekstis viimastel aastatel, arvestades julgeoleku olukorda, tõenäoliselt on meie positsioon väga palju erinev ka muust võib-olla maailmast ja Euroopast selles vaates, et mitte ainult nagu tehisintellekti vaatest, aga ka julgeoleku vaatest me peame järjest rohkem vaatama otsa ka andmete turvalisusele ja turvalisele kasutusele. Kui nüüd rutata natukene ette selles küsimuses, et kas kõik avaandmed, mis täna on avaandmetena kättesaadavad Eestis jäävad avaandmeteks, siis ma ütlen tõenäoliselt mitte. Julgeoleku aspektist tulenevalt, sest et kas me tahame, et kõik need ilusad pildid, mida me siin seina peal nägime, et kuidas on võimalik kogu taristu, infrastruktuur, kõik info avalikuks teha mesh mudelitega, et kas me tahame, et see oleks nagu ülemaailmselt kättesaadav kõigile osapooltele. Meie Eestis tõenäoliselt ei taha. Pärast kohvipausil võite Kaitseväe inimestelt nööbist kinni võtta, küsida, mis nende seisukoht on, et tõenäoliselt nemad ka vist ei taha. Et peame tugevalt otsa vaatama sinna, et mis andmeid me üldse avalikult kasutame. Sellepärast näiteks, et teatud andmeid saavad meie vastaseid kasutada meie kahjuks. Ehk see põhiküsimus on meil täna laua peal, et kuidas kasutada siis tehisintellekti nii, et ruumiotsused oleksid kiiremad, aga mitte ülemäära lihtsustatud, et me saaksime nendest ruumiotsustest aru ja et me ei kahjustaks tegelikult riigi julgeolekut selle töötlemise, nende ruumiandmete töötlemise käigus. Ja 4. strateegiline fookus, kasutajavaade. Ma usun, et täna on meil siin saalis väga palju KIS-spetsialiste, aga minu sõnum on see, et KIS ei tohiks olla ainult spetsialistidele. Ehk see tähendab lihtsustamine, lihtsustamine, lihtsustamine ja meie majas, mida see tähendab, et ruumiandmed peavad olema intuitiivselt kasutatavad ka mitte KIS inimesele. Et kui me räägime sellest, et me tahame rohkem olla läbipaistvamad, teha paremaid ruumi- ja planeerimisotsuseid, tahame kaasamisel rohkem neid tööriistu kasutada, siis me peame arvestama sellega, et need osapooled, kes seal protsessis sees on, nad võib-olla seda KIS-rakendust näevad esimest korda kuni selleni välja, et nad ei kasuta seda igapäevaselt, nad ei oska seal navigeerida, nad ei oska seal nii-öelda neid liigutusi teha, mida teie oskate. Et kõik, mis on lihtne ja loogiline teie jaoks, võib-olla sellise tavakodaniku jaoks ei ole. Ja meie IT-arenduste fookus väga selgelt on suunatud täna kasutaja kogemusele. See on meie strateegiline küsimus, mitte mingisugune disaini detail või midagi nagu toredat, et teeme siis, kui muud asjad on lahendatud, vaid meie fookus on see, et kõik rakendused, süsteemid, mida me loome, need oleksid nii-öelda intuitiivselt kasutatavad. Ehk et
Ma räägin kogu aeg majas seda näidet, inimesed ei salli mind üldse selle eest, ma ütlen ka, et ehitisregister näiteks, mis otseselt nüüd on üks, KIS on sellest ainult üks osa. Ma ütlen, et ehitisregister peaks olema nagu sama lihtne nagu internetipank. Ja siis vaieldakse vastu, et aga ei ole võimalik. No miks ei ole, et tegelikult me ei räägi seal ju tehnoloogiast, me räägime kasutaja teekonnast, kuidas kasutaja kasutab seda süsteemi. Ja see on see intuitiivsus, et me aimame ette, kuhu ma pean vajutama, mida ma pean tegema, kuidas need rakendused töötavad. Ja üks väga selge fookus, mis meil majas on see, et me viime ka oma lahendused TEDi disainisüsteemile ehk riiklikule disainisüsteemile ja meie rakendused muutuvad ühesuguseks. Ehk ei ole niimoodi, et võtaks ühe kaardi ette, siis kasutan seda ühtemoodi ja siis võtan teise ette, siis kasutan teistmoodi. Et see nii-öelda, ma ei tea, kas see user interface, kas seal üldse eestikeelset kasutajaliides vist on eestikeelne sõna. Et nii-öelda kasutajaliidesed oleksid ühesugused, et see, milline tehnoloogiliselt taga on, et see tegelikult ju kasutajat ei huvita. Aga et me oskaksime nii-öelda tunnetuslikult siis kasutada erinevaid rakendusi. Ja mis see väljakutse on tegelikult, et üks asi on see keeruline tehnoloogia taga, aga et töölauad oleksid lihtsamad, sõnumid oleksid selgemad, vähem oleks igasugust legendide ja veel hullem, kui kasutusjuhendeid peab lugema, et neid mulle üldse ei meeldi. Ma ütlen, et infosüsteem on juba ebaõnnestunud, kui sellega tuleb kaasa kasutusjuhend. Et seda legendi lugemist ei peaks olema. Ja rohkem tunnestuslikku arusaamissüsteemidest. Ja siis mõne sõnaga sellest, et mis meie järgmise aasta konkreetsed sammud on, et see kõik, millest ma rääkisin, 4 suurt fookust on tegelikult see suur unistus, mille poole me püüdleme. Aga siis esimesed eesmärgid. Esimene eesmärk on meil seotud siis ETAC-iga ehk Eesti topograafia andmekoguga, mille andmed peavad olema ajakohased ja vastama kasutajate vajadusele. Ja kohe räägin ka sellest, et mida me täpsemalt teeme, aga esimene selline nüanss on võib-olla see, et me küll nii-öelda ekspertide keeles räägime ETAC-ist või Eesti topograafia andmekogust, siis tõenäoliselt me mingil hetkel varsti tuleme välja ka nii-öelda kõnekeelsema väljendiga sellele andmekogule, sest et me oleme aru saanud, et kui me ikkagi eestlasele räägime ETAC-ist, siis ta ei saa mitte midagi aru. Isegi kui me ütleme, et Eesti topograafia andmekogu, siis ta ikka ei saa aru. Aga kui me ütleme, et me selle alusel koostame Eesti põhikaart ja hoiame seal seda põhikaardi infot, siis juba on arusaadavam. Aga mis me siis teeme? Sellel aastal juba on läbi viidud ETAC-i kasutaja uuring. Ja väga tore oli see, et viimane kommentaar, mis me saime kasutajalt siis ETAC-i andmete kohta, oli see, et kasutaja ütles, et ta armastab meie ETAC-i andmeid. Mis tähendab see, et andmed tõenäoliselt on väga kasulikud. Aga mis meid veel ees ootab, on see, et me määrame ära piirkonnad, nähtusklassid, prioriteetsed andmevaldkonnad. Ja miks me seda teeme? Seda sellepärast, et meie see ETAC-i uuendamise, põhikaardi uuendamise välp on liiga aeglane. Ehk me üritame tööd paremaks sihtida. Järgmisel aastal me tegeleme siis just nimelt nende tööprotsesside kiirendamise ja lihtsustamisega ja loodetavasti tulevad juba esimesed linnukesed meie tehisaru projektist, mille eesmärk on siis just nimelt kiirendada seda protsessi, et kui ülelennud toimuvad, siis andmed põhimõtteliselt jõuaksid mitte loetud aastate jooksul, vaid loetud kuude jooksul siis juba andmebaasi ja saaksid nähtavale kaardile. Siis järgmise aasta eesmärk on ka see, et parandada ETAC-i koostööd teiste registritega. Et täna meil see killustatuse probleem on, nagu ma eelnevalt ütlesin, ega need registrid omavahel mõned teevad paremini koostööd, mõned teevad halvemini koostööd, aga just nimelt, et vaadata üle, et millised registrid need andmeid kasutavad, milliseid andmeid oleks meil vaja kasutada ja luua need liidestused, et registrid hakkaksid omavahel tööle. Ja 2028. aastal siis me tegelikult sooviksime juba rakendada testimise faasis neid uusi protsesse ja saada seda kaardistust ikkagi nii-öelda üheaastasele välbale esialgu, et hetkel meil kogu Eesti kaart uueneb sellise 4-aastase intervalliga, et eesmärk oleks siis tegelikult pikas perspektiivis uuendada 1 aastaga. Ja siin on väga palju muid
igasuguseid häirivaid faktoreid kuni rahani välja, aga selleni ma jõuan. Aga põhimõtteliselt üks väga suur töövõit, mida me soovime saavutada nüüd lähiaastatel, on see, et kui me teeme aeromõõdistamise, et siis need andmed jõuavad ikkagi loetud nädalate, loetud kuudega juba kaardile. Ja teine eesmärk, mis meil on siin lähiaastateks võetud, on jätkusuutlik kaugseire andmete hõive ja avaldamise toimemudel. Et see on välja töötatud ja rakendatud. Ja avan seda, et milles see siis peitub. Et on teada, et meil on see üks lennuk 2 seadmega, mis siis lendab Eesti peal, aga tegelikult see ei ole ju kogu kaugseire. Et meil on satelliitandmed, mida me järjest rohkem sooviksime kasutada. Meil on ka drooniandmed, mida me soovime siia protsessi integreerida. Ja meil tegelikult on osapooli hästi palju. Et me oleme siiani toimetanud suhteliselt üksi, et ise prognoosinud, mida me kaardistame, kuidas me kaardistame, kuidas me need andmed kättesaadavaks teeme, aga neid huvilisi on palju ja meie soov on huvilised kokku tuua ja panna kokku nii-öelda poolid ehk et selgitada välja, kellel mis vajadused on ja kuidas me siis saavutame selle olukorra, et me suudame võimalikult palju vajadusi võimalikult lihtsalt ja odavalt täita. Aga konkreetsemalt, et hetkel meil toimub siis kasutuspõhiste huvide kaardistamine. Just nimelt, et kaardistame seda nii avaliku kui ka erasektori vaatest, et kellel üldse millised huvid kaugseirega on ja kuidas nad on valmis panustama sellesse kaugseire andmete hõivesse ja avaldamisse. Siis selle järgmise aasta eesmärk on sisustada ära see kaugseire teenus ehk kuidas omavahel panna klappima just nimelt need aeromõõdistamise andmed, satelliitandmed ja droonid. Ja teha ka kokkulepped, et mida siis milliste vahenditega me kogume milliseid andmeid. Ja siin ka näiteks aeromõõdistamise puhul me oleme väga hästi saanud aru, et näiteks et see vajadus, mis on põllumeestel, erineb sellest vajadusest, mis on metsameestel ja erineb sellest vajadust, mis on kaardistajatel. Aga just nimelt, et kuidas siis tagada nii-öelda, et see jõuab väga detaili välja, et lõpuks, et mis peab olema lennukõrgus selle jaoks, et kõikide vajadused saaksid maksimaalselt rahuldatud. Näiteks. Millega me veel siis tegeleme, on töötada välja just nimelt need andmed, et kui me need andmed kogume, et kuidas me neid avaldame. Ja siin ei ole mitte ainult küsimus see, et kuidas siis kasutajad oma soovidele vastavad andmed kätte saavad, aga just nimelt ka kõik need julgeoleku ja turvalisuse küsimused. Ja näiteks üks küsimus, mis täna väga selgelt on arutluse all ja kus toimuvad kohtumised Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Riigikantseleiga on lidarandmed. Et kas lidarandmed üldse avalikult kättesaadavad peaksid olema, et täna hetkel ei oska vastata. Siiani nad on, aga kas ka tulevikus niimoodi jääb, et eks näis. Aga nende andmete juurde ma tulen veel korra tagasi. Siis, millega me peame tööd tegema, on rahastusmudel, et kuidas me seda kaugseiret riigis üleval hoiame, sest et kui vaadata nüüd riigieelarvet, riigieelarve ei ole üldse heas seisus, järgmine aasta on veel hullemas seisus. Meil on maru eelarves raha täpselt selle jaoks, et ära lennata 4 kaardistislende aastas Eesti kohta. Aga kuna vajadused on suuremad ja tegelikult nii-öelda me räägime meie vaatest siis maksvatest klientidest, huvilisi on rohkem, kes on valmis ka maksma, siis meie eesmärk on seda tehnoloogiat, mis meil on ja neid võimalusi ära kasutada sel viisil, et ka erinevad sektorid saaksid ise panustada ka rahaliselt oma vajaduste katmiseks, et ei pea tellima kõike välismaalt ja kusagilt kaugelt, vaid saab tellida ka riigi käest näiteks. Et selle rahastusmudeliga teeme tööd. Ja aastast 2028 sooviks siis rakendada meie uue disainitud kaugseire teenuse, mis on siis märksa laiem ja teise toimemudeliga, kui ta siiani on olnud. Ja siis nendest lendudest, et näitan siis seda ühte kaarti, mis mul kaasas on, et räägin selle aasta aeromõõdistuslendudest. Et kaardil rohelisega te näete siis kaardistuslende ehk need lennud siis, mida me teeme selle jaoks, et uuendada ära Eesti põhikaarti, aga neid andmeid saab siis kasutada ka kõigeks muuks. Teeme suvel metsanduslennud, soov oleks riigil lennata siis see sinine osa, aga kui me vaatame rahalisi vahendeid, siis tegelikult saab lennata
kuni sinna punase jooneni. Siis me suvel lendame veel, vabandust, et suvel lendame veel Eesti-Läti piiri, sest Covidiga seoses tuli välja, et me väga täpselt ei tea, kus Eesti-Läti piir on, et 40 meetrit siia-sinna. Ja kui läks piiri kinnipanemiseks, siis eestlased ja lätlased said piiri peal kokku ja siis hakkasid arutama seal. Et teeme ka 3D mudeli siis meie piirist pärast ülelende. Ja nüüd juba natukene sellest toimemudelist rääkisin, aga siis oleme alustanud juba esimeste lepingutega, et võimaldame siis oma tehnoloogiat kasutada ka teistel. Ja meil on päris mitmed KOV-id siis, kes on juba kas lepingus või lepingusse jõudmas. Ja üks projekt meil oli soov teha koostöös lätlastega ja lennata neile. Aga seal on nüüd mureks saanud lennundusvaldkonna bürokraatia ja tegelikult Eesti lennundussertifikaadiga ei olegi nii lihtne lennata kui Lätis, et tegeleme selle küsimuse lahendamisega ka. Aga siis, mida ma veel ütleks selle helerohelise ala kohta, on see, et ma arvan, te olete meediast kuulnud GNS-signaali segamise kohta. Ehk et me saame selle rohelise ala kohta mingisugused andmed kätte ja on väga palju andmeid, mida me ei saa. Just nimelt sellepärast, et positsioneerimine ei tööta, signaal on segatud ja näiteks lidar meil üldse ei tööta selles piirkonnas, on täiesti must, signaali kätte ei saa. Aerokaamera saab, aga pärast see geopositsioneerimine on puhas käsitöö. Nii et seda tulemust, et mis kvaliteediga, mis andmeid me sellest piirkonnast saame, seda saame öelda pärast seda, kui need lennud on tehtud ja andmed on töödeldud. Aga see GNS-signaali segamine on üks asi, millega me ütleme niimoodi, et tuleb tulevikus hakata elama. Ja see on ka see, mille pärast me räägime täna järjest rohkem satelliitandmetest. Et kui me aeromõõdistamisega neid andmeid kätte ei saa, et äkki me saaksime siis satelliitandmete kaudu. Ja meie innovatsiooniprojektist ka paari sõnaga, mis meil on käivitunud ja projekti nimi on süvaõppevõimalused ruumiandmetes. Ja siis projekti eesmärk ei ole ühtegi valmis teenust valmis saada, vaid uurida ja katsetada, et kas ja kuidas me saaksime siis neid masin- ja süvaõppemeetodeid oma tööprotsessidesse integreerida, nii et need lihtsustaksid meil ruumiandmete analüüsimist ja töötlemist. Ja siin tegelikult on ka üks link, et kui pärast need slaidid on kättesaadavad, et siis saate sealt lingi alt täpsemalt lugeda selle projekti kohta. Aga meie eesmärk projektis on tegelikult automatiseerida ära tänane käsitöö, et kartograafid käsitsi joonistavad objekte, vaid me oleme juba jõudnud veendumus, et väga palju objekte on masin võimeline suutma juba ära tuvastama. Näiteks teed, päikesepargid, hooned, me katsetame nüüd ka hoone korruselisuse tuvastamist ja sissepääsude tuvastamist, metsad, erinevad kõlvikud ja nii edasi. Meie eesmärk on parandada ka andmekvaliteeti, et just nimelt, et kui masin tuvastab neid objekte ja talle anda komplektreegleid, siis masin tõlgendab neid reegleid ühtemoodi, spetsialistid võib-olla tõlgendavad natukene erimoodi. Ja tegelikult, nagu ma ennest ütlesin, siis meie eesmärk on seda põhikaardi koostamist kiirendada. Aga mida me tegelikult soovime sealt projektist saada, on praktiline kogemus nende süvaõppe meetodite rakendamisel. Me soovime saada sealt soovitusi, et kui vaadata täna seda tehnoloogia arengut, et kuhu meil täna tasub investeerida ja panustada, ja mitte veel joosta ajast ette, mitte hakata kõiki maailma probleeme lahendama, vaid lahendame ära need kohad, kus meil on madalalt rippuvad viljad. Me soovime saada sealt ka hinnangut just nimelt, et millistel juhtudel ei ole veel kas tehnoloogia sinna arenenud või me ei ole valmis seda rakendama või see ei ole otstarbekas. Ja selle 2-aastase projektiga me soovime tegelikult siis saada sellise pikaajalise digiarengu innovatsiooni suuna, et kuidas me nüüd selle kaardistamisega edasi läheme, nii et see oleks oluliselt rohkem automatiseeritud. Kuni selleni välja, et tulevikus ma ei välista, et võiks olla täis automatiseeritud ja meie spetsialistid teevad ainult siis seda kaarti kontrolli. Ja nüüd veel kord lõpetuseks ka avaldamispiirangutest, et
et kui te olete siin meediat jälginud, siis selle aasta alguses õiguskantsler pööras tähelepanu sellele, et senisel kujul avaldatud aeromõõdistamise andmed riivavad eraelu puutumatust ja me rikume sellega Eesti põhiseaduse paragrahv 26, et andmed on liiga täpsed. Ja seda hinnati nii-öelda veel vanade andmete pealt. Meil sellel aastal on kasutusel uued seadmed, mille resolutsioon 4 sentimeetrit, eelmistel oli 20. Nii et jah. Ja me oleme selles mõttes selle küsimusega pool aastat tegelenud ja nüüd on juba käinud kooskõlastusringil ruumiandmeseaduse VTK, kus me siis reguleerime ära, et milliseid andmeid riik avaldab ja muudab avaandmeteks ja milliseid mitte. Aga mida see sisuliselt tähendab? Et kõik juba avaldatud andmed jäävad avalikuks. Et selles mõttes neid ei ole mõtet kinni panna, et kes on saanud sealt liiga detailse info, on soovinud saada liiga detailset infot, see on juba selle info kätte saanud, et nende andmetega pole midagi teha. Aga nüüd eelmise aasta andmete pealt avaldatud siis ortofotod ja kaldaerofotod, kas oleme juba avaldanud või need, mis on veel avaldamisel, me avaldame siis väiksema resolutsiooniga, et jäävad siis sellise detailsusega, nagu on varem andmed olnud. Ja need asutused, siis täna ma räägin eelkõige asutustest, riigiasutustest ja ka tegelikult KOV-idest, kes siis kasutavad oma töös neid fotosid ja kellel on vaja saada detailsemaid andmeid, siis neile on antud eraldi ligipääsud, kus nad siis saavad oma tööd teha ja nendega sõlmitakse ka lepingud ja leping reguleerib siis seda, et mida tohib nende andmetega teha ja mida ei tohi teha. Ja siis mis saab nüüd muude huvigruppidega, kes sooviksid ka neid andmeid kasutada, siis nende lahendustega me veel hetkel töötame. Ja tõenäoliselt saab nii-öelda täpsemaid andmeid kasutada viisil, et kus tuleb ennast identifitseerida ja me paneme peale andmejälgija. Ehk me hakkame siis monitoorima seda, et kes mis andmeid kasutab ja kes on need, kes sinna andmetele ligi pääsevad. Ja seda selle jaoks, et välistada siis need osapooled sealt andmete juurest, kes siis ei peaks seda kasutama. Ja üks lahendus, mida me oleme ka siin uurimas, on see, et ka sulgeda näiteks ligipääs kolmandatest riikidest meie andmetele. Et kui sa paikneb füüsiliselt kolmandas riigis, siis sa ei saa meie avaandmetele ligi. Aga nüüd just nimelt, et millised andmed siis, nii-öelda millise täpsusastmega andmed siis saavad kättesaadavaks nüüd näiteks erasektorile, teistele huvigruppidele, kas lidarandmed üldse saavad kättesaadavaks, uued lidarandmed ja millised need tehnoloogilised lahendused siis on, et sellega hetkel siis töö kõik käib. Aga kindlasti me ei tee selles mõttes olukorda hullemaks, kui ta on varem olnud, aga kuna meil endal on lihtsalt paremad andmed ja paremad seadmed, siis ütleme niimoodi, et täna me teame, et seda me ei saa kõigile pakkuda. Nii, aga siis kokkuvõtvalt, mis on meie suurimad väljakutsed? Et andmete kiirus versus kvaliteet, et meil on kasu ainult kvaliteetsetest andmetest ja meil on kasu andmetest siis, kui nad on up to date. Meie suur väljakutse Eestis on avaandmed versus juurdepääsuga andmed versus mitteavalikud andmed ja see on midagi, millega tõenäoliselt paljud teised riigid ei tegele, aga meie peame tegelema. Väljakutse on ootustele ruumiandmete osas, et ootused on suuremad kui tegelikult oskus neid kasutada. Ja siin me peame rääkima ka siis nende oskuste arendamisest. Mis on veel väljakutse, on just nimelt see avaliku ja erasektori koostöö ja toimemudelid ruumi otsustes ja ruumi andmemaailmas. Et senini ei ole selliseid häid toimemudeleid olnud, riik on teinud, teised on kasutanud, aga see ei ole jätkusuutlik. Et teeme tööd selle nimel. Ja meie vaates tegelikult väga oluline on KIS ja ruumiplaneerimise spetsialistide järelekasv, et meil oleks üldse inimesi, kes mõistaks seda maailma, kes oskavad seal maailmas opereerida ja oskavad neid andmeid kasutada. Mina tänan ja nüüd ma tean, et Aivo saadab teid kohvipausile, mille te olete ära teeninud. Aitäh!